Nii et halleluuja, Isa, me täname sind sinu tahte eest selle koosoleku jaoks ja Isa, me alistame ennast sinu pühale vaimule. Isa, tee seda, mida sina tahad täna teha. Isa, me avame oma südamed sinu pühale vaimule, et sa räägiksid meie eludesse, et sa kõneleksid meiega ja Isa, et sa puudutaksid meid, et sinu püha vaim täidaks meid värskelt oma püha vaimu ja väega ja oma tulega, Issand, selleks, et meie oleksime need, kes on valguseks selles pimedas maailmas. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluuja. Amen. Amen. Lähme teise Timoteuse kirja. Ja me oleme rääkinud siin evangelismikoolis erinevatel teemadel. Me oleme rääkinud sellest, et mis on evangeelium, kuidas seda kuulutada. Me oleme rääkinud, mida Jumala sõna räägib sellest, et mida me näeme, kuidas apostlid kuulutasid evangeeliumi, kuidas me näeme seda, et Jumala püha vaim alati kinnitab Jumala sõna imede ja tunnustähtedega. Et püha vaim ja Jumala sõna, nad käivad käsi käes. Amen. Samamoodi meie igapäevaelus, kui me palvetame inimeste eest, kui me kuulutame evangeeliumi, siis Jumala sõna ja püha vaim käivad käsi käes. Ja me rääkisime sellest, kuidas me ei tohiks olla kinnine tempel, sest et kui Jeesus läks risti peale, siis üks asi, mis juhtus, oli see, et see vahevaip käristati lõhki. Ja vahest kristlased on sellised kinnised templid, et nende sees on püha vaim, nad elavad Jumalale, nad on andnud oma elu Jeesusele, aga see vahevaip, nad on nagu selle kokku õmmelnud uuesti, et Jumal ei pääse nendest välja enam. Aga see vahevaip peaks olema käristatud sellisel viisil, et Jumal pääseb meist välja sellele maailmale, kes seda nii väga vajab. Ja meie oleme see valgus selles maailmas. Ja siin teise Timoteuse 1. peatükk, loen 6. salmist. Selles asjas ma tuletan sinule meelde, et sa õhutaksid lõkkele Jumala armuande, mis sulle sai minu kätte peale panemise kaudu, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ärgu olgu sul siis häbi meie issanda tunnistusest. Inglise keeles ütleb, ärgu olgu sul siis häbi evangeeliumist. Meile peaks olema häbi evangeeliumist. Paulus ütleb roomlastega kirja 1. peatükis 16. salmis, et evangeelium, see on Jumala vägi päästeks. Ja me ei peaks häbenema evangeeliumi, sest et see ongi Jumala vägi päästeks. Ja see on see rõõmu sõnum, mis on meie sisse pandud ja mida meie teame ja mida meie saame kuulutada sellele maailmale, kes nii väga seda vajab. Ja me oleme selle privileegi saanud, et kuulutada evangeeliumi. Ja see ei peaks kunagi muutuma meile kohustuseks. Sest kui sa mõtled selle peale, et Jumal on öelnud oma sõnas näiteks, et me peaksime Jumala sõna lugema. Ja kui me oleme nii palju seda on meile õpetatud, kui tähtis on Jumala sõna ja et kui palju me peaksime seda lugema. Ja see on väga tähtis ja see on meie sisse nii juurutatud, et see ongi nagu loomulik, et muidugi ma võtan Jumala sõna, muidugi ma kuulan Jumala sõna, muidugi ma tahan Jumala sõna, sest et see on hea mulle ja me kõik teame seda. Me ei loe Jumala sõna lihtsalt kohustusest, vaid me loeme seda, sest et see reaalselt muudab minu elu. Ja samamoodi on evangelismiga, kui see on muutunud kohustuseks, kui see muutub meie elus millekski selliseks, et okei, ma siis lähen, ma siis teen. Ja vahest inimestel lööb nagu plokk ette isegi sellepärast, et see muutub kohustuseks nende jaoks. Ja tekib selline suhtumine, et ma ei taha ju teha, kui ma pean seda tegema. Aga kui me võtame need Jumala, sest et evangeeliumi kuulutamine on samamoodi käsk. Ja see on see, et minge ja kuulutage evangeeliumi. See on Jeesuse käsk meile. Aga kui me võtame seda käsku kui mingisugust kohustust, sellist kohustust, mida me kuivalt teeme, siis me ei tahagi seda teha. Aga kui me mõistame, et see on Jumala armastuse sõnum maailmale ja kui me seda teeme, siis me reaalselt saame inimeste elusid muuta. See muutub täielikult. See ei ole enam kohustus, vaid see on tegelikult nauding. Et ma saan teha Jumala tahet. See on nauding, et ma saan kuulutada tema sõna, et ma saan rääkida inimestele tema armastusest. Ja kui sa tunned, et see on muutunud selliseks kohustuseks, et see on muutunud selliseks kuivaks asjaks, mida ma ju pean tegema seda, siis mine Jumala ette ja ütle, et Jumal,
ma vajan südame muutust. Ma vajan seda, et ma kogeksin sinu armastust. Ma vajan seda, et mul oleks üks värske ilmutus Jumala armastusest. Ja kui sul tuleb see värske ilmutus Jumala armastusest, siis sa ei saa muidu, kui sa pead jagama seda teistele. Siis sa ei saa muud moodi, kui et sa kõnnid tänaval inimestest mööda ja see sama Jumala armastus, mis on ilmutatud sinu südamesse, nüüd hakkab välja tulema sinust. Sest et see Jumala armastus ei ole sinu sees ainult sinu jaoks, see on nende jaoks, kes on sinu ümber. Ja nüüd, kui me saame täis seda Jumala armastuse ilmutust, nüüd see hakkab meist välja tulema. Jumal on meie sisse pannud püha vaimu. Me teame, et Piibel räägib pühast vaimust kui jõest. Jõel on koht, kus ta tuleb ja jõel on koht, kuhu ta läheb, eks ju. Ükski jõgi ei lõppe lihtsalt põmm ära, siis see ei ole jõgi järelikult, siis see võib järv olla. aga kui on jõgi, siis ta algab kuskilt ja ta läheb kuhugi, eks ju. Samamoodi püha vaim meie sees. Ta tuleb meie sisse, aga tal peab alati olema see väljavool. Tal peab alati olema see koht, kuhu ta läheb edasi. Ja Jumal tahab meie läbi liikuda. Jumal tahab, et me oleksime justkui see toru, kelle läbi tema saab liikuda. Igapäeva elus, olgu see töökohas, poes, kus iganes, et meie oleksime need, kes on valguseks maailma ja kelle läbi Jumal saab liikuda. Ja tihti on see, et miks inimesed ei kuuluta evangeeliumi, on see, et seal torus on mingid ummistused. Ja üks ummistustest on inimhirm. Inimesed kardavad inimesi ja neil on probleem sellega, et no aga mida ta arvab minust? Või kui ma temale lähenen ja ma hakkan temaga rääkima, siis kuidas ma räägin? Kas ma oskan rääkida? Kas ma oskan talle öelda seda? Ega ta mind näkku ei löö, ega ta mind täis ei sõima, igasugused erinevad muremõtted. Aga Jumalaga ongi see huvitav asi, et samamoodi Jumal tihti valibki just selliseid, kes omast jõust ei oska ja omast jõust ei suuda. Ta valis Moosese ja ta ütles Moosesele, et sina lähed Iisraeli rahva juurde ja räägid nendega. Ja Mooses oli selles suhtes nõrk, et ta ütles, et okei, las see Aaron teeb, eks? Või Jumal tegelikult ütles talle, et okei, Aaron räägib sinu eest, sest ta andis talle järele, eks ju. Aga Mooses ei olnud nõus, sest et ta arvas, et ta ei suuda seda, aga tegelikult Jumal nägi seda potentsiaali tema sees, ta oleks seda suutnud. Ja Jumal samamoodi valib tihti välja need, kes on enda meelest võib-olla nõrgad, enda meelest suutmatud, aga me peame sellest üle astuma ja me peame mõistma, et me ei teegi seda omast jõust ja omast tarkusest, vaid me toetume Jumalale, kes on meie sees. Me ei tee seda omast väest ja võimust, vaid me teeme seda pühast vaimust. Amen. Ja me peame alistuma pühale vaimule. Ja kui me alistume pühale vaimule, siis hirm kaob. Amen. Siin on samamoodi see kirjakoht, mis me lugesime, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Me oleme rääkinud sellest, kui Jumal pole meile andnud arguse vaimu, siis mis vaimu ta on meile andnud? Julguse vaimu. Amen. Püha vaim on julguse vaim. Ja kui me alistume pühale vaimule, siis meie sisse tuleb üks üleloomulik julgus selleks, et kuulutada evangeeliumi. Kui ma käisin seal tulelaagris mõned aastad tagasi, siis seal oli üks, ma pakun, et 14-aastane tüdruk. Ta oli väga selline tagasihoidlik, ta ei rääkinud mitte kellegagi, teismeline tüdruk. Ja ma olin nende laagri nagu juhtide seas ja mitmed vaatasid tema poole, mõtlesid, et ta ei tea, mis me temaga teeme, mis me nüüd temaga peale hakkame. Selle laagri põhimõte oli see, et kui sa läbid selle laagri ja sa saad selle lõpetamissertifikaadi ainult siis, kui sa oled tänava peal jutlustanud mikrofoni ja kõlariga evangeeliumit. Ja nad vaatasid tema peale, mõtlesid, et temast küll asja ei saa. Ja see tüdruk läks tänavatele ja kuulutas evangeeliumi mikrofoni ja kõlariga. See sama tüdruk, kes laagri alguses, ta ei julgenud teiste kristlastega isegi rääkida. Nüüd läks tänavale ja kuulutas evangeeliumi julgelt. See on püha vaim. See ei ole meie oskused, see ei ole meie suutlikkus, see ei ole meie kõnelemisoskus või meie kogemused või mis iganes. Ei, see on püha vaim, kes teeb tööd meie sees. Näeme seda Piiblis samamoodi. Peetrus, kes salgas Jeesust 3 korda. Seal oli üks väike tüdruk, kes tuli tema juurde, küsis, kas sina olid Jeesusega? Ta ütles, ei. Ta kartis öelda talle seda. Ja see sama Peetrus sai täis püha vaimu ja kuulutas evangeeliumi ja 3000 inimest sai päästetud. Amen. Ja see on see püha vaimu vägevus. Ja kui sa tunned ennast nõrgana, kui sa tunned ennast suutmatuna selles alas, siis mul on sulle häid uudiseid.
Jumal saab sind kasutada ja sa oled just see kõige parem anum selle jaoks, et sind kasutada. Sest et tead, et kui sul oleks näiteks mõned inimesed võib-olla arvavad, et mul on eelised, sest et ma olen, kui keegi teab mu tausta, siis ma olen käinud mingi näitetrupis, ma olen esinenud, ma olen muusikat teinud, ma olen laval päris palju olnud. Inimesed võib-olla arvaks, et okei, sul on eelised, eks ju, sa lähed inimeste ette, sa ei kardla, sa saad sellega hakkama. Aga tead, mina täpselt samamoodi pean tegelema sellega, et ma ei teeks seda omast jõust, sest ma võib-olla olin harjunud tegema seda omast jõust. Sest ma olin seal teatrilaval, ma tegin seda omast jõust. Ma olin seal, tegin muusikat, tegin seda omast jõust. Aga nüüd ma pean tulema siia ette ja pühale vaimule alistuma. Aga nüüd, kui sa ei ole sihukest asja üldse teinud ja sinu sees on võib-olla hirm inimeste ees olla, nüüd kõik, mis sa pead tegema, on pühale vaimule alistuma. Ja sinu liha ei jää absoluutselt ette. Nii et kui me alistume pühale vaimule, siis üleloomulik julgus tuleb üle meie. Inimhirmul pole mitte mingit kohta meie eludes. Ja inimhirm on lihtsalt selle sammu kaugusel, et sa astud üle sellest hirmust. Sa astud vastas suunas. Kui vahest sa võid enda liha kas või paika panna selles suhtes, et sul oled kuskil avalikus kohas ja Jumal paneb südamesse sulle kellelegi rääkida Jeesusest või palvetada kellegi eest ja sa koged seda hirmu tulemas, siis meelega astu vastu ja ütle, et ei, ma ei allu sellele hirmule ja ma meelega teen ja lähen kohe ja lähen räägin ja lähen palvetan tema eest. Meelega astu vastu sellele hirmule. Samamoodi nagu lihaga me teeme nagu, kui liha tahab mingi kiusatusega tulla, samamoodi agressiivselt me peame vastu panema sellele. Samamoodi hirmuga me paneme vastu agressiivselt sellele. Ja kui me teeme seda, siis lõpuks see hirm ei viitsi isegi oma suud paotada ja lõpuks ta on täiesti vait. Ja me käime selles üleloomulikus julguses igapäevaselt ja me saame kasvada selles julguses aina rohkem. Nii et kui me eemaldame selle inimhirmu sealt justkui meie lihalikust torust, eks ju, mille läbi Jumal tahab liikuda, siis Jumal saab hakata liikuma. Kui me eemaldame selle ego ja selle oma mingisuguse, mis minust saab, mis nad minust arvavad. Kui sa vaatad apostlite tegusid, siis see tase tagakiusu, mis seal oli, see ei ole absoluutselt võrreldav sellega, mis meil on. Seal olid märtrid, inimesed surid sellepärast, et nad rääkisid Jeesusest. Meie jaoks võib-olla tagakius praegu tänapäeval on see, et keegi sõimab su näotäis. Ja keegi väga vähe tõenäoline, et keegi isegi lööks sind kuskil tänaval. Ja see on meie tagakiusu nagu tase. Ja nüüd vaata Jeesuse peale, kuidas teda taga kiusati. Või vaata apostlite peale, kuidas neid taga kiusati. Seal on ikka väga palju kasvuruumi meil. Nii et, aga kust see algab? Miks apostlid võisid olla nii rõõmsad keset tagakiusamist? Miks Paulus ja Siilas seal vangikongis said laulda Jumalale ülistust, kui nad olid jalaraudades, käeraudades, keset seda rõvedat külma vangikongi? Sest et nende sees oli Jumala rõõm. Ja nad ei vaadanud selle peale, mida inimesed nendest arvavad, kuidas neid taga kiusatakse. Aga nagu Paulus ise kirjutab ka, rõõmustage, eks ju. Rõõmustage, jälle ma ütlen teile, olge rõõmsad. Ja tema ise oli vangikongis sel ajal, kui ta kirjutas seda. Seal on üks üleloomulik rõõm, mis saab meie eludes olla, olenemata sellest, mida inimesed sinust arvavad, mida nad sulle ütlevad näkku, kuidas nad vastavad sulle, kui sa räägid neile evangeeliumi. Piibel räägib sellest, me peaksime rõõmustama keset tagakiusu. Keset tagakiusu ma rõõmustan, ma otsustan rõõmustada. Ja ükskõik, mis inimesed arvavad minust, siis ma pigem rõõmustan sellest, et mul on see privileeg, et olla tagakiusatud Jeesuse nime pärast. See on privileeg, et olla tagakiusatud Jeesuse nime pärast. Seal oli üks võib öelda, et evangelist Jan Hus Saksamaal või tegelikult oli, ma olen võib-olla sassi, kas ta oli Tšehhis või ta oli Saksamaal või ta oli Austrias, igatahes kuskil seal kandis ta oli ja Saksamaal ikka. Ja seal Jan Hus oli siis, ta oli pakun, et 100 aastat enne Martin Lutherit tema elas, aga tema sõnum oli täpselt sama, mis Martin Lutheril. Ja ta kuulutas seda, et sa ei saa õigeks tegudest, vaid sa saad õigeks Jumala armu läbi, usust Jumala armu läbi. Ja ta kuulutas seda ja sel ajal oli väga karm katoliku tagakius, kus reaalselt inimesi põletati tuleriitadel katoliku koguduse poolt. Ja
Jan Hus, ta väga julgelt, ta kuulutas seda evangeeliumit, ta isegi lasi teha maale, kus väga karmid maalid tegelikult, kus oli näha siis paavst, kes oli oma kuninglikus riietuses ja tema jalgu pesti ja ta oli kõik üles löödud. Ja siis selle paavsti kõrval oli Jeesus, kes pesi orjade jalgu. Ja see on nagu väga karm kontrast ja rääkis väga tugevalt selle katoliku süsteemi vastu. Ja mis juhtus oli see, et ta viidi kohtusse, eks ju, ja see katoliku preestrid põhimõtteliselt siis, kuidas öelda siis, mõistis ta surma ja ta läks tuleriidale. Ja kui ta läks tuleriidale, siis mida ta seal tuleriidal tegi? Ta laulis hümne Jumalale. Ja see on Jumala arm, see on täitsa võimalik, et sellistes olukordades nad isegi ei tunne seda valu. Nad lihtsalt lähevad taevasse. Ja sest et seal on nii palju tunnistusi ajaloost, kus need märtrid, kes on andnud oma elud keset seda, kui neid tapetakse, nad hakkavad rõõmustama ja laulma Jumalale. Ja need, kes tapavad neid, nad on täiesti nagu segaduses. Kuidas ta piinleb, aga ta rõõmustab samal ajal. Kuidas see võimalik on? Sellepärast, et keset tagakiusu meie saame rõõmustada. See on Jumala arm meie sees, see on püha vaim meie sees. Me saame rõõmustada keset tagakiusu. Nii et pole vahet, mida need inimesed ütlevad sulle. Pole vahet, mida nad arvavad sinust. Tähtis on see, et meie saame kuulutada Jeesuse sõnumit ja see on meie privileeg. Kui nemad kiusavad meid taga, see on meie privileeg, kui nad sõimavad meid täis, sest et au läheb Jumalale ja Jumal tegeleb nende südametega. Ja seal on nii palju tunnistusi ka sellest, kus inimesed, kes surid märtri surma ja need, kes tapsid neid inimesi ja kui nad nägid, et need inimesed ülistasid Jumalat, siis nad ise ütlesid, teate, mina pöördun Jeesuse poole ja ma annan oma elu Jeesusele ja need sõdurid, kes tapsid neid märtreid, nemad tapeti ka ära. Nad andsid oma elud Jeesuse eest põhimõtteliselt seal samas, sest et nad nägid neid märtreid ja see puudutas nende südant. Nii et samamoodi kui meie jaoks see ei ole absoluutselt selles kohas veel, aga kui meie läheme tänavatele ja keegi sõimab meie näo täis ja selle asemel, et talle vastu sõimata, selle asemel, et teha paha nägu pähe, me naeratame, me ütleme, et Jumal armastab teid, head päeva ja see jääb neile kripeldama. Ja Jumal tegeleb nendega läbi selle, sest nad näevad, et seal on midagi üleloomulikku selle inimese sees, mida tal ei ole. Kuidas ta sai minu sõimusõnadele vastata nii positiivselt? Kuidas ta sai minu tagakiusule vastata nii rõõmsalt? Ja nad näevad seda püha vaimu rõõmu meie sees. Amen. Nii et keset tagakiusu me ei peaks absoluutselt kurvastuma, me ei peaks nagu maha nördima, me ei peaks laskma sellele oma hoogu maha võtta, vaid just lase anda meile hoogu juurde. Kui meid taga kiusatakse, me läheme veel tugevamalt edasi. Me läheme veel suurema hooga edasi. Amen. Nii et me oleme vabad hirmust, me oleme vabad mingisugusest kurbusest või tagakius ei mõjuta meid, sest et see on meie privileeg olla tagakiusatud ja see on püha vaimu vägi, mis teeb meid julgeks Jumalas, kui me astume välja tema sõna peale. Amen. Lähme loeme veel seda kirja kohta, mida ma tsiteerisin ka enne, see on Roomlaste 1. peatükis. Roomlaste 1.16. Sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklasele. Nii et evangeelium ise on Jumala vägi päästeks. Meie ei pea, vahest inimesed üritavad oma mingeid strateegiaid välja mõelda, kuidas inimesi justkui lunida Jeesuse juurde. Seda pole vaja, sest et evangeelium ise on see vägi, mis toob nad Jeesuse juurde. Püha vaim on see, kes teeb tööd läbi Jumala sõna. Ja meie oleme lihtsalt need astjad, kes kannavad seda sõnumit inimesteni. Ja ma ütleks, et mida vähem sa nagu oma peas üritad mingisugust strateegiat mõelda, seda parem. Ja mida lihtsamalt ja selgemalt sa evangeeliumi kuulutad, seda parem. Nii et see evangeelium on see, milles on vägi. See sama evangeelium toimib üle maailma. Vahet pole, kas sa oled Eestis või Aafrikas või Aasias. See evangeelium toimib igal pool, sest et see on päästeks iga ühele, kes usub.
ja selles on Jumala vägi, kui me kuulutame. Nii et me saame usus minna välja ja kuulutada evangeeliumit ja uskuda, et sel ajal, kui me räägime Jumala sõna, püha vaim teeb tööd nende südametes. Ja tihti, kui ma räägin inimestega, siis ma ei oska võib-olla täiesti nagu seletada seda, aga ma ei räägi nende pähe, ma räägin nende vaimu. Ma räägin nende südamega. Ja kuidas ma teen seda, on see, et ma usun, et minu sõnad, mida ma räägin nendele, ma usun, et need teevad tööd tema südames sel hetkel, kui ma räägin. Ma ei vaata, mis ta nagu näoilme on, vahest on see, et inimesed hakkavad sulle vastu rääkima või inimesed hakkavad mingeid teooriaid üles tooma. Ja ma ei lähe üldse selle teemaga kaasa, ma lihtsalt evangeelium. See on see, mis minu suust välja tuleb. Vahet pole, mis teooriaid sa pakud mulle. Mul on üks evangeelium sulle rääkida, mul on üks rõõmusõnum sulle rääkida. Jeesus tahab sind vabastada, tervendada. Amen. Ja kui me läheme, vahest mõned inimesed tahavad minna nagu arutlustesse ja teooriatesse ja okei, mis denominatsioon sa oled ikka ja kas see oli nii ja kas too oli nii ja nii edasi. Ma ei lähe üldse sinna, sest et kust see tuleb? See tuleb peast. Inimene üritab oma peaga asjast aru saada. Inimene üritab oma mõistusega mõista Kristust. Aga Piibel juba ütleb, et Kristus on narrus maailmale, aga meie jaoks on Jumala vägi päästeks. Evangeelium on narrus maailmale, aga meie jaoks on Jumala vägi päästeks. Nii et me räägime seda Jumala väge, me räägime seda evangeeliumit ja see teeb tööd nende südametes. Amen. Ja selleks, et me saaksime olla need, kelle läbi Jumal saab reaalselt inimesi päästele tuua, siis me peame olema surnud oma lihale. Me peame olema risti löödud koos Kristusega. Sest et Piibel ütleb väga selgelt, et mu elu ei ole enam minu oma, vaid minu elu on nüüd Kristuses. Minu elu on Kristuses. Kui sa mõtled selle peale, siis tegelikult vahest kristlased, nad käivad koguduses, nad loevad piiblit, teevad kõike hästi, aga nad ei mõista seda, et nad on tegelikult oma elu ära andnud Jeesusele. Ja nad elavad ikkagi sellisel viisil, et nagu nende elu oleks nende oma. Nad teevad oma otsuseid ise oma peaga, nad juhivad oma elu nii, nagu nemad tahavad ja nad tegelikult ei järgi Jeesust, vaid nad hoiavad oma elu endale. Ja vahest mõned kristlased ütlevad, okei, ma järgin Jumalat, ma proovin Jumala tahet teha ja ma teen oma parima, et teha seda, mida Jumal tahab minult, aga seal on mõned alad minu elust, mida ma tahan teha omamoodi. See jälle, nad ei ole andnud oma elu täielikult Jeesusele. Aga Jeesus kutsub meid, et kui keegi järgneb mulle, siis tema võtku oma rist ja järgnegu mulle. Aga nüüd, kui huvitav on see, et kui Jeesus ütleb ühes kirjakohas, et tema võtku oma rist ja järgnegu mulle. Ja teises kirjakohas ta ütleb, et kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, tulge minu juurde ja võtke endi peale minu ikke. Kas pole mitte huvitav, et see minu ikke, mida Jeesus kutsub minu ikkeks, siis ta räägib, et me kanname risti ja me kanname tema iket. See võib vabalt täpselt see sama asi olla. Me kannamegi risti ja see on kerge ja hea. See, et me anname oma elu täielikult Jeesusele, ei ole raske, see ei ole koormav, vaid see on see, et me võtame selle oma risti, me võtame selle Jeesuse nagu, mis see sõna nüüd oli, sellise ikke. Ja me võtame tema ikke enda peale ja nüüd see tõstab meid üles. See on see, mis on kerge ja hea. Selles me leiame oma kerguse, sest et kui me oma viisil üritame asju teha ja oma viisil oma elu juhtida, siis see ongi raske. See muutubki raskeks. Aga kui me ütleme, et Jeesus, ma annan sulle kõik, ma alistan oma elu sulle, siis läheb see kergeks ja heaks. Ja evangelismiga on täpselt sama, kui see on meie lihale võib-olla alguses raske teha see otsus, et olla need, kes kuulutavad evangeeliumi, aga kui sa astud sellesse sisse, siis üks uus püha vaimu värskus tuleb sinu ellu. Ja juhtub see, et see, kui me räägime näiteks surnu merest, olen rääkinud sellest enne ka, sinna on sissevool, aga sealt ei lähe midagi välja. Ja sellepärast see on neid mineraale täis ja see on surnud, seal ei ole elu. Ja samamoodi meie eluga võib see juhtuda, et kui me võtame Jumalalt vastu tema sõnast ja me võtame Jumalalt vastu tema osaduses, aga me ei jaga seda välja teistele, siis me jääme selleks kinniseks ringiks nagu, kus ei ole lõpuks mingit elu ja me mandume ära.
Aga nüüd, kui me hakkame seda välja jagama, Jumal saab uut värskust juurde anda meile. Ja Jumal värskendab meid nendes olukordades, sest et Jumala süda on selles maailmas. Tema süda on nende inimeste järgi, kes on kadunud. Ja me näeme seda Jeesuse ristitöös. Piibel ütleb seda, et Jumala armastus on väljendatud selles, mida Jeesus tegi risti peal. Ja miks ta tegi seda risti peal? Miks ta läks risti peale kõikide maailma inimeste eest? Sest et ta maksis hinna kõikide eest. Ta tegelikult justkui nagu broneeris kõik inimesed endale ära, aga nüüd igal inimesel on see võimalus valida, kas ma annan oma elu Jeesusele või ma ei anna. Jeesus maksis, kuna tema oli perfektne ja ta ei teinud ühtegi pattu ja ta läks sinna risti peale selle veatu tallena, siis ta maksis kõikide meie eest selle patu hinna seal risti peal. Ja nüüd meie saame võtta selle kingituse vastu. Ja meie saame justkui nagu öelda, et Jeesus, ma annan ennast sulle, sest sina ostsid mind ära seal risti peal. Ja see on see, mis Jeesus tegi. Ta maksis selle hinna seal risti peal kõikide maailma inimeste eest ja nüüd meie saame kutsuda neid inimesi pimeduse kuningriigist valguse kuningriiki. Ja seal on nii palju erinevaid inimesi. Seal on inimesi, kes on vaesuses ja nad on sõltuvustes ja ahelates ja nende jaoks see on väga reaalne, et nad vajavad abi. Aga seal on ka inimesi, kes elavad oma igapäevaelu, neil on justkui kõik olemas, neil on pere, neil on lapsed, neil on raha, neil on justkui kõik olemas, see mugavus on olemas ja nad on omadega väga mugavustsoonis. Aga mida neil ei ole, on see auk nende sees, see ei ole täidetud. Nad tegelikult ei ole rahuldatud, nende süda ei ole rahuldatud tegelikult ja seda nad saavad ainult Jeesuselt. Ja me saame igale inimesele järgneda või läheneda selle püha vaimu juhtimisega. Igale inimesele on erinev viis, aga kui me püha vaimu juhtimisega läheneme nendele inimestele, siis Jumal saab nende ellu rääkida. Ma tõin selle näite ühes evangelismikoolis, kus ma rääkisin ühele naisele evangeeliumi ja ma tavaliselt ei too seda välja, aga selles hetkes ma hakkasin rääkima sellest, et kuidas Jeesusel oli okaskroon ja ta kandis depressiooni ja ärevuse ja muremõtted meie eest seal risti peal. Ja pärast see naine ütles, tead, vot see puudutas mind. See rääkis minu ellu. Ja vahest on need väiksed mõtted, mis me lisame sinna juurde, kus Jumal saab nende inimeste eludesse rääkida prohvetlikult. Ja need vaimuännid saavad hakata toimima meie elude läbi, ka tänavatel, kus iganes. Ainult koguduses, see ei pea toimuma ainult koguduses. Tegelikult see, mis toimub koguduses, me peaksime viima välja. Sest et see on nagu see staap või see keskpunkt, eks ju. Me tuleme siia kogudusse pühapäeviti kokku, me saame täis Jumala sõna, me saame täis Jumala vaimu, me näeme, kuidas Jumal liigub ja nüüd me võtame selle ja me lähme viima selle välja. Kogudus ei ole mõeldud selleks, et ta lihtsalt oleks ühe koha peal kinnine institutsioon, vaid kogudus on midagi, mis see ei ole ühes ruumis kinni. Piibel räägib sellest, et kogudus ei ole enam mingisugune ruum või tempel või maja, vaid kogudus oleme meie, sest meie oleme Jumala tempel koos. Ja meie saame selle välja viia maailmale, sest et kogudus on kutsutud seda maailma mõjutama. Piibel räägib sellest, et Jumala kuningriik on nagu haputaigen. Ja mida see tähendab, kui sa oled teinud haputaignaga leiba, sa paned selle haputaigna sinna jahu sisse, paned vett juurde ja nüüd ta paneb kõik selle hapnema. See tähendab seda, et kui kogudus on kuhugi pandud, siis tema eesmärk, üks eesmärkidest on see, et mõjutada seda ümbruskonda, et mõjutada seda linna ja seda riiki ja seda nii palve läbi, nii selle läbi, et me teeme midagi praktiliselt, aga ka selle läbi, et me kuulutame Jumala sõna. Ja seal on midagi, mida me saame teha palve läbi, näiteks me palvetame siin riigijuhtide eest, me palvetame linnavalitsuse eest, aga midagi, mida me saame ka praktiliselt teha, on see, et me kuulutame Jumala sõna. Ja kui me kuulutame Jumala sõna, siis inimeste elud saavad muudetud. Ja me läheme palves ja me läheme sõnaga. Me läheme palves ja me läheme sõnaga. Need on nagu kaks jalga, mis peavad koos käima. Me peame palvetama nende inimeste eest ja siis me peame kuulutama neile. Me peame palvetama ja siis jälle kuulutama.
Ja kui me ustavalt teeme neid asju, siis Jumal hakkab läbimurdeid tooma. Ja Jumal hakkab inimesi tooma siia kogudusse juurde aina rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja kui me oleme ustavad selles, mis Jumal on praegu meile andnud, siis ta lisab juurde ja juurde ja juurde. Ja nagu ma rääkisin sellest ühest nägemusest, mis Jumal mulle ükskord andis, ma nägin sellist suurt veetammi, betoonist ehitatud veetamm, eks ju, või millest iganes nad ehitavad seda. Ja ma nägin üks haamer hakkas lööma vastu seda tammi. Ühte kohta lööb, kuni väiksed praod hakkavad tulema sinna seina, kuni veetilgad hakkavad välja tulema ja siis hakkab vesi juba voolama, kuni see vesi purskab sealt välja, kuni see tamm täielikult murdub ja läheb katki ja kõik see vesi tuleb välja. Ja ma usun, et see vesi on inimesed. Ja see haamer, Piibel räägib sellest, et Jumala sõna on nagu vasar. Jumala sõna on nagu haamer, eks ju. Ja kui me lööme selle Jumala sõnaga vastu seda tammi, me kuulutame Jumala sõna ustavalt ja järjepidevalt ja me lööme sinna ühte kohta, siis neid tilkasid hakkab tulema ja tulema ja tulema ja siis see hakkab voolama ja siis see vesi hakkab purskama sealt välja, kuni see tamm on täielikult lõhutud. Inimesed saavad massides päästetud siin linnas ja siin riigis. Amen. Halleluuja. Ja ma kuulutan seda Jumala vaimust praegu, sellepärast, et need asjad hakkavad juhtuma siin linnas ja siin riigis, et inimesed hakkavad massides päästetud saama. Ja kui meie oleme ustavad sellega, mis Jumal on meile andnud, siis Jumal hakkab aina rohkem seda tegema ja aina rohkem ja aina rohkem. Ja seal on võtmeinimesed nii siin linnaosas kui ka siin linnas kui ka siin riigis. Ja kui me palvetame, et Jumal tooks need võtmeinimesed meie radadele ja me kuulutame neile evangeeliumi ja see üks inimene võib nagu vabastada midagi täiesti massiivset, kus tuhanded inimesed saavad päästetud. See on midagi, mis Lester Samralliga juhtus, kui ta läks Filipiinidele. Seal oli üks väike tüdruk, kes oli, teate ilmselt seda lugu, kus see tüdruk oli vaevatud kurjadest vaimudest ja Lester Samral kuulis seda ja Jumal ütles talle, et mine ja aja need kurjad vaimud välja temast. Ja ta läks, ta ajas need kurjad vaimud sellest väiksest tüdrukust välja ja see üks päästelugu, üks lugu, kus inimene sai vabastatud ja tema elu sai muudetud, see levis üle terve riigi ja kümned ja 100 000 inimesed said päästetud läbi selle ühe võtmeisiku olukorra. Ja ma usun, et Jumal tahab seda täpselt sama asja teha. Me palvetame, et need võtmeisikud tulevad meie tee peale. Ja kui me kuulutame neile evangeeliumi, siis Jumal saab midagi palju rohkemat teha. Me kunagi ei tea, mis ühe inimese taga võib olla. Mis selle ühe sõnakuulelikkuse sammu taga võib olla. Et kui Jumal ütleb paneb mulle südamele, et kellelegi kuulutada ja ma teen selle sammu, siis selle taga võib olla nii palju rohkem inimesi. Sa võib-olla kuulutad evangeeliumi kellelegi, kes saab olema tulevikus evangelist. Kui sa kujutad ette näiteks Billy Graham, kelle läbi tuhanded, võib-olla isegi evangeeliumi jõudis miljonite inimesteni, siis keegi oli, kes läks tema juurde ja kuulutas temale evangeeliumi ja ta sai päästetud. Samamoodi selle tänavate peal, töökohtades võivad olla järgmised Billy Grahamid ja järgmised Jumala kindralid ja teenijad. Ja kui meie oleme sõnakuulelikud sellele, mis Jumal paneb meie südamesse, siis ta saab kasutada seda väikest sõnaseemet. Ja nüüd, kui see sõnaseeme läheb tema sisse, see hakkab kasvama. Ja teised tulevad ja kastavad seda ja lõpuks see kannab vilja. Ja need inimesed tulevad Jumala juurde. Amen. Nii et see on väga oluline, et me kasvataks seda ala oma elus. Ja ma usun, et see on midagi, mis Jumal tahab meie koguduses nagu kaugemale viia ja veel edasi kasvatada. Et see ei jää ainult selle laupäeva piiride sisse, vaid see muutub iga inimese igapäevaelu osaks. Ja see ei ole mingi kohustus, see ei ole mingisugune, ma pean ju tegema, Joosep ju rääkis sellest ja Piibel ju räägib. Ei. Vaid see muutub üheks südame igatsuseks igas inimeses, kus me tuleme pühapäeviti kokku. Igal inimesel on tunnistusi sellest, kuidas oma töökohtades ja oma igapäevaelus nad said kellelegi jälle rääkida Jeesusest. Ja inimesi hakkab tulema siia kogudusse juurde ja me hakkame kutsuma neid tänavatelt ja nad tulevad kohale siia. Ja nad saavad päästetud, nad saavad üles ehitatud ja üles kasvatatud. Halleluuja. Sest et sellel kogudusel on nii palju potentsiaali. Me teame seda ise, sest me näeme seda oma eludes, kuidas meie elud on saanud muudetud läbi Jumala sõna.
ja mõtle, kui üks inimene, kes ei tunne Jeesust ja kes võtab vastu Jeesuse oma südamesse ja nüüd tuleb sellesse keskkonda siin, siis kuidas tema elu saab hakata muutuma. Kuidas ta saab välja tulla alkoholisõltuvusest või rahaprobleemidest või terviseprobleemidest. Ja seal on nii palju inimesi, kes on kannatamas kõikide nende aladega, aga Jumal tahab nad tuua siia paika, sest siin on pääste, sest siin on Jumala sõna õpetus ja Jumala vaimu liikumine. Ja Jumal tahab nad tuua siia ja meie oleme need, kes saame nad tuua siia. Amen. See ei ole lihtsalt, et niisama need inimesed ilmuvad siia kohale. See oleks väga tore ja väga mugav meie jaoks, et me lihtsalt istume siin, ajame oma asja ja ühel hetkel tulevad kõik. Aga me peame midagi tegema selleks. Me peame hakkama, üks asi on palve, aga kui me jääme ainult palve juurde, siis see on poolik. Me peame mõlemat jalga kasutama, me peame palvega kõndima ja siis me peame evangelismiga kõndima. Me peame palvega kõndima ja evangelismiga kõndima. Me näeme seda Jeesuse elus. Ta ei palvetanud ainult, ta kuulutas ja ta tervendas ja ta õpetas ja ta palvetas ja ta tegi seda kõike korraga. Ja see on see, mis toimib. Kui sa mõistad natukene kaitseväe termineid, siis sõjas kasutatakse sellist taktikat, et enne kui sõdurid lähevad üldse mingisugust maa-ala üle võtma, siis sinna saadetakse peale kaugtuli, selleks, et see maa ette valmistada. Palve on see kaugtuli. Palve on see, mis valmistab selle maa ette. Palve on see, mis valmistab need inimesed ette. Ja kui me nüüd hakkame palvetama selle linna eest, selle riigi eest ja siis me läheme Jumala sõnaga välja, siis see maa on valmis selleks. Ja nüüd need viljad hakkavad esile tulema. Nii et me oleme ustavad selles, mis Jumal on meile andnud ja Jumal hakkab meid aina edasi kasvatama. Amen. Halleluuja. Palvetame siin. Jumal, me täname sind sinu sõna eest ja sinu püha vaimu töö eest meie koguduses. Jumal, me täname, mis sa saad tegema tulevikus. Jumal, et see evangelismi kool ei ole absoluutselt lõppenud, vaid see läheb edasi meie igapäeva eludes, kus sina, Jumal, hakkad läbi oma püha vaimu õpetama meid läbi igapäeva elu, olema valguseks oma töökohtades, tänavatel, oma peredes, oma sugulaste juures. Jumal, me täname, et sa oled juba pannud meie sisse püha vaimu tule ja püha vaimu väe selleks, et olla valguseks selles pimedas maailmas. Ja Jumal, me täname, et sinu üleloomulik rõõm on meie sees selleks, et inimesed näeksid seda rõõmu meie südametes ja meie paletel, et nad näeksid seda rõõmu, Jumal, et nad näeksid seda Jumala valgust, et Jumal, et meie oleksime nagu Mooses, kes tuli sealt Jumala mäelt alla ja tema nägu säras, siis Jumal, las inimesed näha seda valgust meis. Jumal, las inimesed kuulda seda valgust meie kõnes. Ja Jumal, me täname, et siin piirkonnas ja siin linnas inimesed saavad puudutatud, inimesed saavad muudetud ja päästetud ja tervendatud ja vabastatud, kui sinu sõna läheb välja. Ja Jumal, me teeme täna selle pühenduse, et me anname me anname kõik oma eluosad, Jumal, sinu kätte. Me ütleme, et Jumal, meie oleme Kristuse ihu, meie oleme Kristuse jalad ja käed. Ja kui Kristus tahab teha midagi, siis meie oleme valmis tegema seda. Kui Kristus tahab minna kuhugi, siis meie oleme valmis minema. Kui Kristus tahab rääkida kellelegi, siis meie oleme valmis rääkima. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluja, et sina oled pannud oma evangeeliumi väe meie sisse. Halleluja. Korobo sire de mendere dambre dishoro lobrama namber vishere deia. Tänu sulle, Isa. Halleluja. Ramama seia. Isa, me täname, et meie palved saavad vilja kandma. Need palved, mis me oleme palunud oma sugulaste eest, oma sõprade ja tuttavate eest, oma linna eest, Isa, et need palved saavad vilja kandma. Me täname sind, Isa, et see koguduse ruum saab täis olema, et inimesed saavad juurde tulema siia. Isa, me täname, et see võidmine, mis on siin koguduses, saab levima tänavatele ja saab tõmbama inimesi siia sisse. Sinu püha vaim saab tõmbama inimesi siia paika. Jumal, me täname sind selle eest, et sinu püha vaim saab juhatama inimesi meie videote juurde, nad näevad ja nad tulevad siia kogudusse. Isa, me täname, et sa kasutad erinevaid kanaleid selleks, et tuua inimesi siia kogudusse juurde. Isa, me kuulutame, see kogudus saab kasvama. See kogudus saab kasvama Jeesuse nimel ja selle koguduse inimesed saavad üles tõusma uue julgusega ja püha vaimu väega selleks, et kuulutada evangeeliumi. Igasugune inimhirm on murtud Jeesuse nimel ja siin on üks üleloomulik ja uus julgus selleks, et kuulutada evangeeliumi. Me täname sind, Isa, selle eest. Halleluja. Sinu püha vaimu vägi, sinu püha vaimu tuli põleb meie sees. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa.
tänu sulle, Isa, värske püha vaimu väljavalamise eest. Tänu sulle, Isa, et sina täidad meid just praegu. Ja Jumal, me võtame vastu sinu püha vaimu käest, sinu värsket tuld, sinu värsket täitumist just praegu. Püha vaim, tule siia paika. Täida meid värskelt oma vaimuga. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluuja, 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 halleluuja. Tänu sulle, Isa, selle eest. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluuja, halleluuja. Kiitus sulle, Issand. Tänu sulle, Issand. Me ülistame sind, me austame sind, Issand. Kiidame sind, Isa. Täname sind sinu püha vaimu eest. Kumbe lassi et ampora nam bedri e felencono sorobombi e tembri e vala negra nama suburu tunde yesta. Ifalamanda dando robocco di e sebre vele nebo nungu zubre vesi che ti amamandra levine monjo bata drie gepo non zubri visci kite massa enzelane gito rumo bonda. Ja kui sa astud julguses välja oma igapäevaelus, siis ma saan treenima sind nendes väikestes olukordades, kus sa ühele inimesele jagad evangeeliumi ja siis järgmine uks avaneb, kus sa saad kellegi eest palvetada. Ja siis inimesed saavad terveks, inimesed saavad vabaks ja mida rohkem sa astud välja selle üleloomuliku julgusega, seda rohkem hakkab juhtuma. Ja selleks, et näha suuremaid imesid, sa pead alustama sellest kohast, kus sa oled praegu. Ja nüüd sa kuulutad, sa teed selle väiksema sammu ja järgmine samm on juba suurem. Ja siis sa teed selle suurema sammu ja siis järgmine samm on juba suurem. Ja niimoodi te jõuate aina suuremate imedeni ja tunnustähtedeni, mis ei hakka ainult toimuma koguduse sees, vaid hakkavad toimuma ka kogudusest väljaspool teie igapäevaeludes. Sellepärast, et kogudus ei ole ainult ruum, vaid kogudus oleme meie ühiselt ja see kogudus saab laienema ja kasvama ja see võidmine läheb välja üle terve linna. Jeesuse nimel. Halleluuja. Täname sind, Isa, selle eest. Täname sind, Isa, selle eest. Täname sind, Isa, selle eest, et sinu vaimuvägi saab välja minema veel vägevamal viisil. Et see kogudus saab olema nagu üks purskkaev, millest vesi voolab välja. See ei jää ainult selle sisse. See ei jää ainult sille sisse voolama, vaid see voolab välja siit kogudusest tänavatele ja töökohtadesse üle Eestimaa. Täname sind, Isa, selle püha vaimu voolu eest, mis saab muutma seda linna, mis saab muutma Eestimaad. Halleluuja. Tänu sulle, Isa, selle eest. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluuja. Halleluuja. Amen. Nii et oleme julged ja oleme ustavad selles väheses, mis praegu on, aga see saab kasvama. Ja see vähene, mis võib-olla tundub vähene, see ei ole absoluutselt vähene, sest et samamoodi nagu Jumal räägib sellest sinepiibakesest, sellest kasvab üks suur puu. Nii et me oleme ustavad lihtsalt sellega, mis meil praegu on. Ja lähme selle järgi, kus me näeme, et Jumal on liikumas, kui sa näed tänavatel, et keegi inimene sulle jääb lihtsalt silma või võib-olla sul on töö juures keegi inimene, kellega sul tuleb nagu kuidagi jutt tuleb välja temaga ja sa oled saanud talle juba Jumalast rääkida, siis me ei pea alati olema nagu kuidagi stressis sellepärast, et kuidas ma kõigile kohe kuulutan. Keskendun sulle ühele inimesele. Ja Jumal teeb tööd selle ühe inimese sees ja see üks inimene saab päästetud ja siis see vallandab midagi ja see läheb aina suuremaks ja suuremaks ja suuremaks. Et samamoodi nagu ma rääkisin sellest nägemusest, kus haamriga ta lõi vastu seda tammi. Kui sa selle haamriga hakkaks lööma üle selle tammi igale poole, see ei teeks suurt midagi. Aga kui sa leiad selle prao ja sa hakkad keskenduma sellele praole, siis see on see, kus Jumal hakkab liikuma. Nii et vaatame, kus Jumala liikumine juba on ja me liigume sinna suunas. Halleluuja. Aga tänaseks me lõpetame evangelismi kooliga ja ka selleks aastaks, kes teab, äkki tuleb mingi hetk tagasi, ma ei oska öelda. Aga Usu TV-s hakkavad järgmisest aastast tulema siis õpetussaated, kus need samad koosolekud muutuvad põhimõtteliselt siis õpetussaadeteks, mida saab vaadata, millest saab õppida. Ja seal ma rohkem nagu õpetan neid printsiipe, kuidas evangeeliumi kuulutada ja kõike muud.
nii et me oleme kõik evangeeliumi kuulutajad, amen. Ja me kõik saame evangeeliumit kuulutada. Mitte keegi ei ole kuidagi mitte piisav selle jaoks. Jumal saab kõiki meid kasutada. Kui ta saab kasutada kõige tagasihoidlikumat ja vaiksemat inimest selleks, et muuta inimeste elusid, siis sind ta saab ka kasutada. Pole üldse probleemi. Nii et Jumal vaatab sinu peale ja ta näeb seda potentsiaali, mis sinus on läbi tema püha vaimu. Mitte läbi sinu oskuste, vaid läbi tema püha vaimu. Ja mida rohkem me alistume tema püha vaimule, seda rohkem ta saab liikuda läbi meie. Amen. Tänaseks lõpetame.